Aga erinevalt võib-olla Tarmost, siis minu nimekiri on palju konkreetsem kui ainult küsisõnad või küsimärgid slaidi peal. Et Eerikule võib-olla nii palju kommentaariks, et tegelikult taksojuhid kasutavad AI-d, nad ise ei tea lihtsalt seda. Et ega see marsruudi arvutamine, seal täpselt samamoodi mingisugused mudelid taga, eks ole. Aga noh, ütleme ideaalis, kui me jõuame nagu sinna, et me kasutame siis oma töös mingisuguseid mudeleid, siis kasutajakogemus peakski selline tegelikult olema. Et see, et meil süsteem kuskil taustal midagi teeb, siis mis iganes algoritmid abil, et see lõppkasutaja jaoks ei peagi võib-olla nii üheselt mõistetav olema. Aga mis siis SMIT-i laual on? Et meil terve see aasta möödus meil väga suure programmi tähe all ja seda meil sisemiselt me nimetasime seda infra 3-ks. Kuigi seal infraga kui sellisega pole nii palju võib-olla pistmist, kui veel rohkem protsessidega, platvormi teenuste arendamisega ja nii edasi. Aga ehk siis, et meie kontekstis infra 3 tähendab seda, et kogu siis Siseministeeriumi haldusala või siis ütleme, et SMIT-i poolt pakutavad teenused, kaasa arvatud ka teenused, mida me siis pakume majasiseselt, on täna üle viidud siis infrastruktuurile kui koodile, ehk siis, et kogu see muudatuste haldus on meil täna toimub siis nende arendustööriistade abil üle API-de, kasutame siis selleks siis sellist natuke teistsugust metoodikat. Ja see oli väga suur, sellel eeltöö, sellele oli meil mitu aastat. Ja tänaseks on siis need kuskil 150 äriteenust ja siis suurusjärk umbes 70 baasteenust või niisugust. Kas nad kõik on teenused, aga mingid tehnilised komponendid, mida me siis kasutame võib-olla teenusena, et need on siis üle viidud. Ja seal juures siis võib-olla erinevalt teistest avaliku ja erasektori asutustest Eestis, et meil on ühte keskset Kubernetese klastrit meil ei ole, et meil on kuskil suurusjärk 60 meeskonda ja siis neid Kubernetese klastreid meil, mida me pakume kui teenus, kui platvormi teenus, neid on meil 100 või üle 100 siis, ütleme, et siis võib öelda, et on 100 või. Kui on 200, siis on vist 100. Ühesõnaga üle 100 Kubernetese klastri, et meil on see väga ära automatiseeritud. Ja sealt edasi on siis loomulikult need platvormi teenused on testitud, aga siis nüüd see tulev aasta me hakkame siis tegema süstemaatiliselt ka siis nendele teenustele toimepidevusteste, kas siis simuleerime andmekeskuse siis riket või simuleerime mingisuguse platvormi teenuse riket. Et see kindlasti tuleb siis nendele meeskondadele peale, et kui siin varasemalt oli ka jutt, et meil on siis mingisugused natuke paremas seisus teenused ja natukene halvemas seisus teenused, siis võib-olla erinevalt Telia ja Swedi kogemuses, siis mina ei tea, et täna riigis perioodiliselt kord või 2 korda aastas testitaks näiteks andmekeskuse riket. Kui keegi teeb seda, siis tõstke käsi, keegi ei tõsta kätt. Siis mu teadmised väga aegunud ei olegi. Ja võib-olla, mis on ka oluline ära märkida, siis me oleme ka aasta aega peaaegu ettevalmistusi teinud, me läheme refaktoorima oma sisemist tulemüüri ja koormusjaoturi teenust. Kui me sellega õnnestume, et see on ka üks koht võib-olla, mida me saame jagada ka siis ülejäänud avaliku sektori asutustega. Aga mis on selle puhul on võib-olla huvitav või oluline, on siis see, et tegemist on täiesti vabavaralistel komponentidel väga kõrge käideldavusega teenusega, mida on võimalik siis üle mitme lokatsiooni pakkuda ja selle abil me siis ka tagame enda äriteenuste kõrgkäideldavust. Ehk siis, kui meil oli see välja läinud infoturbe standard, seal räägiti K3-st, kui siis, mis seal oli, 6 aja jooksul 10 minutit katkestust. Et siis see tulemüüri ja koormusjaoturi teenus ise on siis võimeline kuskil 1 või 2 paketiga siis teisandmekeskusesse kogu liikluse ümber suunama. Ja seda samamoodi, kõik teenused, mida me täna arendame, kõik on täpselt samamoodi siis infrastruktuur kui kood, seda on võimalik siis ka sobival kujul on siis ka võimalik võib-olla taaskasutada. Ja teine pool, siis, mida me oleme täna siis tegemas,
on siis nii-öelda rakenduste jõudluse monitooring, et me kasutame seal erinevaid ka vabavaralisi komponente ja see on meil täna siis pilootprojekti staadiumis. Siis teine osa ja sellest ma olen artikleid kirjutanud, ma olen sellest algoritmis olen rääkinud, mis puudutab siis seda, et kui me liikusime siis sinna nii-öelda sellesse infrastruktuuri kui koodi, ehk siis me viisime selle muudatushalduse sinna, siis loomulikult ka mingisugused nii-öelda uued ründevektorid, uued võimalused kurja teha ja terve uus keerukus, kuidas siis seda nii-öelda kontrollida või siis tagada, et meil Eestis siseturvalisuses oleks ikkagi asjad turvalised. Et siis see nii-öelda tõi kaasa meile eraldi siukse uurimustöö. Me lähtume täna eeldusest, et kuigi meil on keskhallatud seadmed, siis kõik see kood, mis meil jõuab lõpuks toodangu keskkonda, me lähtume eeldusest, et see nii-öelda selle koodi allikas on ebaturvaline. Eks, et kui te jätate nagu selle nii-öelda võlts usalduse võib-olla kõrvale, et kui mul ikkagi on keskhallatud Windowsi tööjaam ja seal on mingisugune viiruse tõrje peal, eks ole, ja sinna saab ainult mingi domeenikontoga sisse logida, et siis sealt tuleb ainult nagu turvalist koodi. Et kui te selle lähtepunkti ära unustate, siis kogu süsteemi disain, kogu nii-öelda see kontrolllaheda ehitamine, et ta läheb hoopis teisele nii-öelda põhimõttele. Aga samas me tahame seda ehitada selliselt, et arendajad oma produktiivsuse ei kaotaks mitte sentigi. Ehk see, et me disainime ikkagi kogu nii-öelda seda raamistikku sellest vaatevinklist, et me ei tee seda, ma ei tea, infoturbo osakonnale, me ei tee seda audiitoritele, vaid meil on ikkagi sadu arendajaid nii majas sees kui ka partneritena, kes peavad ikkagi olema produktiivsed, kes toodavad meile väärtust ja kellele me maksame raha sellest, eks ole. Et me ei taha maksta raha selle eest, et meil on kõik on turvaliselt kasutamatu. Ja kusjuures, kui hästi läheb, siis meil üks infoturbi insener kaitseb enda magistritööd ka järgmine aasta selle peale, et tegemist on väga huvitava siis teemaga üldiselt. Siis jah, ütleme, et ükski ettekanne tänapäeval vist ilma mingisuguse vihjeta erinevatele AI mudelitele lavalt või ürituselt tõenäoliselt ei möödu. Me räägime enda selles töötoas, mis on siis mingisugune tunni aja pärast umbes. Me räägime seal pikemalt ja võib-olla rohkem detailis. Aga tänaseks, kusjuures 2 aastat ei pea paika üle aasta. Ma eile kammisin siis selle töötoa jaoks kammisin ajalugu läbi, et eelmise aasta oktoobris me käivitasime sisemiselt nii-öelda avaliku pilootprojekti. Enne seda Mart Järvi ja mina, me ise katsetasime nii-öelda enda peale, eks ole, et kuidas üldse saaks siis võtta kasutusele mingid AI mudeleid, millega siis meil arendajaid saaksime toetada. Ja natukene üle aasta meil on siis kuskil 200 API-võtit on välja antud, siis isikustatud API-võtmed, millega siis arendajad täna siis saavad oma nii-öelda personaalsest tööjaama siis saavad kasutada. Ja peamine, mida me kasutame siis teenusena OpenAI mudeleid ja samamoodi praegu siis Mart testib seda Anthropicu Sonnetit, mis on väidetavalt võimekuselt on oluliselt parem. Et Mart on ise arendaja, nii et ta oskab seda võib-olla paremini hinnata või mina. Ja me hanget ei ole siiamaani teinud, et minu arust on meil 2 või 3 asutust on meilt küsinud, et kuulge, et me kuulsime, et te nagu kasutate AI-d, et rääkige meile, et kuidas te selle hanke tegite. Et meil see kasutusmaht on nii väike, et meil ei ole vaja hanget teha, et me sõidame seal OpenAI-s, sõidame krediitkaardiga lihtsalt ja sellest kulumudelist ma räägin seal töötoas rohkem, aga ütleme, ma arvutasin ühe korra selle ära ka. Kui me oleksime läinud võtma GitHub Copilotit ja litsenseerinud selle enda kasutajatele ära, siis me maksaksime kuskil 8 korda rohkem, kui tänase kasutuse juures maksame. Ehk et kõik AI ja arenduse toetavad siis lähenemised ei ole võrdsed. Ja kuhu me siis liigume sellega, ütleme lisaks sellele, et me oleme täna päris palju seda arenduses kasutanud, siis loomulikult me vaatame ka, kuidas me saame enda äriteenuseid toetada erinevate AI mudelitega. Meie keerukus täna on ikkagi peamine on see, et enamik andmeid, mida me siis töötleme, või enamik andmeid, mida siis Siseministeerium töötleb või tema haldusala, on ikkagi, ütleme, tundlikkus on võib-olla keskmisest suurem, mis tähendab seda, et igasuguste mudelite
kasutamine pilveteenusena on väga keeruline ülesanne, eriti mis puudutab igasugust vastavushindavust, turva hindamist, riski hindamist ja nii edasi. Ehk siis, et seal me oleme alustamas praegu sükest nagu andmete kasutamise reeglistikku. Ehk siis, et mis olekski võib-olla sükene hea juhendmaterjal teenusomanikele, kes võib-olla mõtlevad, et siin selles töölõigus võib-olla oleks see AI annaks tõesti mingisugust ärilist väärtust. Ükskõik, kas me räägime siis mingisugusest tekstianalüüsist, pildianalüüsist või mis iganes muust, ma ei tea, rutiinse inimese töö siis asendamisest. Aga selle eeldus on ikkagi see, et meil on väga selge reeglistik, mida ja kuidas me võime kasutada. Ja siin selle reeglistiku juures eriti siis ütleme, see Euroopa AI määrus jalaga lõi sellesse sipelgapessa veel ka päris suure hooga sisse, et selle määruse ümber enda elu või teadmiste kohandamine, et see on veel eraldi küsimus. Aga jah, et see 3. punkt või altpoolt 2. punkt. Ehk siis, et hanget me tõenäoliselt ei plaani teha ka tulevatel aastatel, mis puudutab siis AI mudelite või teenuste kasutamist, kuna siin ütleme, RIT-is on läbi saanud siis raamhange, mis võimaldab AWS-i ja Azure'i teenuseid kasutusele võtta, siis suure tõenäosusega ütleme, esimesed kandidaadid nendest pilveteenustest, et me ei lähe sinna panema enda äriteenuseid, vaid suure tõenäosusega pigem hakkame vaatama sealt siis need AI mudelite kasutamist. Me ei pea sel teemal eraldi hanget tegema, me siis maksame siis selle kasutuse eest, mida me sealt selle pilveteenuse pakkujalt parasjagu siis tarbime. Ja ma juba jõudsingi natukene ruttasin ette. Mis puudutab avalikke pilveteenuseid, siis täna SMIT-is ei ole vähemalt ärilist tellimust, kui me saame nimetada siis riigis toimuvat äriks. Ärilist tellimust täna ei ole, et ette valmistada või kolida mingisuguseid, ma ei tea, rahvatikuregistrit Azure'i stiilis. Et sellist tellimust otseselt ei ole, mis ei tähenda seda, et eeltööga me pihta ei hakka. Ja eeltöö ongi siis selle valmisoleku väljaehitamine. Ehk siis see, et meil loodetavasti uuest aastast RIT-ist saab hakata väga paindlikult endale Azure'i ja AWS-i kontot, AWS-iga läheb kauem aega, Azure'i kontot saab väga paindlikult endale tellida ja seal raamhange on tehtud, siis see, et asutus saab selle konto kätte, see ei tähenda seda, et seda kontot on väga lihtne kohe kasutusele võtta. Sest me räägime ikkagi, et meil peavad olemasolevad protsessid peavad toetama, mingisugust hübriidpilve siis kasutamist, meil peavad tehnoloogiad seda toetama, kompetentsid seda toetama, ehk siis see inglise keeles on see Cloud Readiness Framework, et see on eraldi töö, millega me siis tegelema hakkame. Ja seal on ka ambitsioon, on ikkagi, ütleme, kasutame ühte Microsofti partnerit selleks. Ja ambitsioon on see, et kui me selle Cloud Readiness Frameworki välja töötame, siis seda vähemalt RIT-ile see dokument anda ja et ideaalis siis saaks võib-olla seda ka teistele avaliku sektori asutustele kohe jagada. Aga seal võivad natukene nüansid olla, võib-olla igal asutusel on võib-olla mingisugused lähenemised mingitele teemadele erinevad, aga see on omaette küsimus. Ja siis, kui me räägime üldse sellisest nagu kriisivalmidusest, siis mitu aastat juba on mingisugune analüüs on käinud, kuidas siis olla valmis selleks, et meil on siis, ma ei tea, hiinlased lohistavad ankruid, eks ole, kuskil Läänemere põhjas või siis, et on mingisugune muu teravam konflikt, et kuidas me ikkagi nende teenuste siis käideldavust või teenuste kasutamist tagame ka sellises tõsisemas kriisisituatsioonis. Ja siiamaani on olnud võib-olla peamiseks kandidaariks siis tõesti suured pilveteenuse pakkujad. Ja nüüd see, et riigipilv või siis RIT on välja ehitanud juba Luksemburgi andmekeskuse siis sinna samasse hoonesse, kus meil on täna siis andmesaatkond. Ehk siis sinna tuleb riigipilvi õlg eraldi, mis tähendab seda, et tegelikult väga ütleme, et palju atraktiivsemaks kandidaadiks siis võib-olla. Ütleme, et seal analüüs alles algab, aga ütleme, see tegelikult on täiesti uus nüanss, mida me hakkame tõsiselt kaaluma. Ehk siis, mis tähendab omakorda seda, et SMIT peab oluliselt
paremini kurssi viima ennast riigipilve siis võimaluste ja võimekustega. Ja samamoodi me peame hakkama sinna välja siis ehitama võib-olla enda neid platvormi teenuseid, mida me siis selle infrastruktuur kui koodiga meil enda andmekeskustesse oleme välja ehitanud. Siis ka selle paroolitsuse teemal on ka siin jagamata karunahka on päris palju juba räägitud või laskmata karunahka. Aga ühesõnaga see on päris pikalt on analüüsis olnud. Me räägime siis metoodikast, kuidas saab siis kas tööjaamadesse, rakendustesse või muudesse süsteemidesse autentida ilma, et me peaksime kasutama selleks mingisugust 15-kohalist parooli, mis muutub meil iga kvartal ja millel on siis mingisugune väga suur kognitiivne koormus võib-olla kasutajatele, pluss veel parool on täna endiselt üks olulistest nõrkustest võib-olla, kui me räägime infoturbest üldiselt. Ja seal on väga palju erinevaid variante, kuidas seda minna rakendama. Ma tean, et RIT on teinud ära juba Windows Hello for Businessi mingisugusel kujul. Meie keerukus on võib-olla see, et see Windows Hello for Business töötab siis, kui tööjaam on mingisuguses hübriidkonfiguratsioonis. Ehk siis, et see ei tööta niisama lihtsalt, kui me räägime sellest, et kas siis Microsoft ja Azure'i teenustega on ühilduvus või ei ole ühenduvus ja teine on siis ka mingisugused süsteemid, mis meil on täiesti siis õhukindlad või mis ei tee internetist mitte midagi, et siis sarnast või samasugust metoodikat igal pool me kasutada ei saa. Ja samamoodi ma tean ka, et kui me läheme siis kasutama mingisugust turvalist enklaavi, näiteks milleks on YubiKey väga levinud tehnoloogiana, siis seal tuleb kohe automaatselt üles see, et kuidas siis hallata seda YubiKey'd, selle elutsüklit, seal peal olevate sertifikaatide või siis mingisuguse identiteedi elutsüklit. Et see on automaatselt lisakeerukus ja selle uurimisega me ka praegu tegime. Esimesed sellised katsetused või proof of concept'id on meil käivitumas praegu sellega. Et seda vaadata seda terviklikult, et me ei osta iga etapi või iga lõigu jaoks me ei hangi või ei otsi mingisugust vabavaralist lahendust või ei lähe hankima midagi, vaid et prooviks seda kuidagi terviklikult ära lahendada, et vaatame, kuhu me välja jõuame sellega järgmine aasta. Ja kvaliteedi tõstmine siis just selles mõttes, et see ei ole ainult, kvaliteedi tõstmine kui tarkvaraarenduse kvaliteedi tõstmine, eks ole, vaid me räägime sellest, et me teadlikult hakkame planeerima siis mingisugust hulka aega oma tehnilise võla likvideerimiseks. Ehk see, et kõikides organisatsioonides ükskõik kui hästi või halvasti seal mingi protsessiga ei juhita, seal on alati mingisugust tehnilist võlga või siis on seda pärandsüsteeme või mis iganes, kuidas me neid tahame nimetada või siis defineerida. Ja nendega tuleb ka tegeleda. Ja me plaanime sellega hakata tegelema süstemaatiliselt. Ja siis taaskasutus. Taaskasutus on olnud väga pikalt nii riigi laual, SMIT-is on olnud see mitu aastat juba, et siin on erinevaid mõtteid. Ma mäletan, et kui ma tulin riiki, siis räägiti taaskasutusest kui mingist koodi taaskasutusest, et me paneme kõik kuskile riigi koodivaramusse ja siis sealt kõik rõõmsalt taas kasutavad mingisugust koodi. Et täna me oleme sinnapoole liikumas, et me taaskasutuse all pigem räägime siis taaskasutus kui mingisuguse komponendi kui teenuse või mikroteenuse taaskasutamist. Ehk siis, et me täna uurime sisemiselt kandidaate, mis oleksid head taaskasutused kui mingi infosüsteemi funktsiooni taaskasutus, ehk et me teeme mingisuguse uue teenuse ja seda teenust kasutavad siis teised äriteenused, et ütleme näiteks, et iga äriteenus ei hakka enda juurde ehitama mingisugust kasutajate õiguste haldust või et iga äriteenus ei hakka enda juurde ehitama mingit, ma ei tea, maksesüsteemi või kaardisüsteemi või nii edasi. Et meil on mingisugused komponendid, mida me saame siis vähemalt kaaluda sellisel kujul kas tootestamita või siis teenuseks teha. Ja kriisivalmidust ma juba natukene puudutasin. Sellega mul see ettekande osa on läbi, et kuna me teenust otseselt väljapoole erinevalt RIA-st ei paku, siis minu ettekanne oligi natukene võib-olla tehnilisem, eks ole. Aga ma näen, et vähemalt 1 või 2 küsimust on, et siis me jõuame nendega ka tegeleda natukene.
üks oli täpselt sulle ja üks tuli tegelikult Tarmole, aga läheb sinu haldusalasse, aga ma küsin selle esimese küsimuse ära, et kuidas on reeglid tehisintellekti asutusi kasutamisel andmete lisamisel? Kui palju te seda olete? Korda nüüd küsimust, et... Kuidas on reeglid AI-sse asutusiseseks kasutamiseks andmete lisamisel? Ei tohi. Väga lihtne reegel. Et täna nii-öelda AK taseme infot, kuna me kasutame neid mudeleid kui teenuseid, ütleme, et me oleme esimesed nii-öelda päris graafikakaartidega serverid on meil hange on praegu pooleli, ehk see saadavus oli, terve see aasta oli saadavus oli 52 nädalat, eks ole. Et kui nagu küsisid nendelt riistvara tarnijatelt või pakkujatelt, et me tahaksime nagu osta, et meil on raha ka, siis kõik ütlevad, et umbes aasta oodake, et siis saate midagi, eks ole. Täna natukene on see paremini liikuma hakanud ja meil esimesed nii-öelda siis see võimekus meil tekib majja sisse. Aga muidu jah, et kõik need tänane katsetused, mida me oleme teinud, need on ikkagi vastu avalikke mudeleid. Ja seal on ka, ütleme, teine pool, ja sellest me räägime natukene võib-olla lähemalt ka siis selles töötoas, on see, et kõik need nii-öelda vabavaralised mudelid, mida on võimalik siis nii-öelda turvaliselt siis või nii-öelda oma keskkonnas käivitada või kasutada, nende eestikeelne tugi on täna väga halb. Nagu päriselt, ma olen telli inseneridega, ma olen nagu katsetanud seda, et nad nagu panid midagi eesti keeles sisse, siis sealt tuli niisugune 3-aastase inimese hakati see nagu niisugune sisu tuli vastu, eks ole, et see on nagu nii-öelda eraldi väljakutse, kus ma loodan, et ma ei tea, kas Ott on siin täna või ei ole, aga et ma loodan, et Ott paneb oma selle eestikeelse mudeli treenimisel, paneb gaasi põhja, et see nii-öelda tugi või võimekus kindlasti on, ütleme, meie nii-öelda selles keeleruumis on täna nagu takistaja pigem. Kui me räägime siis selline kombinatoorikast, et mitte pilveteenusest AI mudel ja siis, et nii-öelda veel eestikeelne dokumentatsioon, eestikeelsed nii-öelda kogu materjal eesti keeles, et see on täna nagu niisugune lisakeerukus võib-olla. Ja see minu teine küsimus oli tegelikult see, et millal isikukoodi moderniseerima või asendama võiks asuda? Ma ei tea, kas tahad sina vastata või ja kui ei taha, siis võib mina ka sõna sekka öelda. Ei oska seda praegu vastata, jah. Jah, et selle jaoks peaks vist rahvastikuregistri tooteomanik siin lava peal hoopis olema. Aga ma nagu ütleks nii palju, et mis nagu minu enda radariekraanil on see, et jah, see teema on tõstatumas. Ma ei tea, et meil oleks selle osas konkreetseid plaane, aga tegelikult see on nagu päris keeruline pusa, mis haakub ka Euroopa Liidu kodanike teenindamisega. Seesama STG, mis mainitud on, seal selle alamkomponent on niisugune termin nagu vastendaja, mida me siin klaarime eelmisest riigis. Ehk meil hakkab ka Euroopa Liidust tulema kodanikke, nad tulevad EIDASega, aga nende koduriigis ei ole isikukood kõigil olemas, ta võib olla muutuv. Ehk meie peame hakkama tegelema siin selle otsaga, et kuidas me teenindame kõiki neid kodanikke oma digiriigis. Ja siis nagu natukene see liigub nagu vasakut külgepidi sellesse samasse ka et me teame, et ühesõnaga Eesti isikukoodil on sugu ja sünnikuupäev, mis moodsa mõtlemise järgi ei tohiks olla. Mina ei ole teadlik, et selles osas oleks konkreetseid nagu otsuseid tehtud, et midagi teeme, aga eks ta seal kusagil horisondil terendab, et ühel hetkel peame hakka seda ette võtma. No bioloogiliselt ikka meil on õnneks kromosoomid ei ole muutunud siin nende muude trendidega kaasas. Aga suur tänu ja siin on sulle komm. Aitäh kommi eest! Ja.